Meenuta viimast korda, mil avasid paki oma lemmiksnäkke. Esimesed sekundid suus pakuvad võrreldamatut naudingut, kuid mõned minutid hiljem ei pane sa süües maitset enam tähelegi. Sama juhtub ka näiteks siis, kui ostame uue telefoni. Poest rõõmsana koju jalutades on keeruline ette kujutada, et mõne nädala pärast saab sellest lihtsalt tavaline telefon meie taskus. Nähtust, kus mõnest asjast saadav nauding aja jooksul kahaneb, nimetatakse hedooniliseks kohanemiseks. See hakkab end ilmutama sisuliselt iga kord, kui me millestki rõõmu tunneme. Võid ju oma koduski ringi vaadates näha tolmu koguvat kola, mis kunagi oli uus ja huvitav. Kas meie nauding ongi määratud kustuma? Kas seda on võimalik kuidagi suurendada? Eksperimentaalpsühholoogid on läbi viinud põnevaid katseid selgitamaks välja viise, kuidas hedoonilist kohanemist vähendada. 2017. aastal läbi viidud uuringus paluti 2 katsegrupil süüa popcorni 1 tüki kaupa. Esimene grupp tegi seda sõrmedega ning teine pidi kasutama söögipulki. Leiti, et grupp, kes sõi popcorni söögipulkadega, nautis oma söögikorda rohkem. Nimelt sundis see meetod söömise tegevusele rohkem tähelepanu pöörama, mis suurendas omakorda popcorni poolt pakutud naudingut. Ühes teises katses paluti inimestel juua lonksude kaupa vett. Leiti, et kõige enam nautisid vee joomist need, kes pidid iga sõõmu võtma uuest anumast. Seega, kui soovid järgmine kord midagi rohkem nautida, siis võid proovida pöörata sellele tavalisest enam tähelepanu ning varieerida viise, kuidas sa seda tarbid.